Kes te juhtusite vaatama meie Revisoli virtuaalset avaüritust, siis kindlasti te saite kuulda ka sellest, et tegelikult BASF-i jaoks on ju nii-öelda uus ajajärk, revolutsiooniline uus ajajärk. Meie vana kooli toimeained, nagu meil olid epoksikannasool või fempropimorf, on meil valikust väljas, sellega läksid ka väga paljud tooted meie valikust välja. Ja tegelikult, kes mäletab, siis paar aastat tagasi ma näitasin sama slaidi, ega siis oli võimalus keeratada ka nii-öelda vasakule, kus praegu tee on suletud ja nii-öelda minna vana teed või siis keerata paremale, kus on nii-öelda helgem tulevik, kui nii lubate. Ja selles siis peituks siis Revisoli toodete kasutamine. Meie jaoks nüüd ongi siis see reaalsus käes. Ehk et meil on olemas turul Revisoli sisaldavad preparaadid, Revitrex ja loodetavasti selleks ajaks ka juba nüüd Palaia või kohe-kohe jõuab Palaia registrisse, mis tagavad teie jaoks tegelikult kindluse, lihtsuse ja hoolivuse nende kasutamisel. Kes soovib nende sõnade taha peituvaid väärtuseid ja argumente natuke paremini mõista, siis ma soovitan kindlasti vaadake veel kord meie selle Revisoli avaürituse ettekandeid ja te saate sealt väga hästi aimu. Ma natuke näitan siia lähemalt korraks veel üle, mis on siis nii-öelda need kahe Palaia ja Revitrexi taga peituvate toodete sisu. Ja võib-olla siin Palaia puhul isegi ma räägin pigem sellisest pakist, mida me turule toome, ehk siis Palaia plus Flexiti, kus siis Palaia puhul on tegemist 2 toimeainet, efektiivne enamikel haigustele. Flexiti metrofenooni näol on sinna lisatud selleks, et parandada mõju ja nii-öelda anda ennetavat head pikka kaitseaega jahukastele ja ka silmlaiksusele. Palaia plus Flexiti kasutusaeg on eelkõige siis selles esimeses pritsaknas alates kõrsumisest kuni teise kõrresõlmeni kaasa arvatud. Ja loomulikult neid saab kasutada ka kauem, isegi kuni õitsemiseni välja, aga nagu ma ütlesin, nende 2 toote koos pritsimisel me saavutame parima efekti, kui me teeme seda selles kasvufaas 30–32 faasis. Kui me räägime Revitrexist, siis Revitrex oma toimeainete sisalduselt sobitub eelkõige pigem sinna teise aknasse, lipulehe ja loomisaegsesse pritsaknasse. Ja siit sellest johtuvalt olen ka nii-öelda soovituse andnud, et seda pritsimist teostadagi lipulehe keeleke ilmumisest kuni siis loomisjärgse faasini. Et tegelikult see vahemik on niisugune paar nädalat, aga ta võimaldab teil ajastada vastavalt siis eelnevale tehtud pritsimisele esimeses kasvufaasis, kuhu te soovite Revitrexi pritsida. Kulunorm, mida ma soovitan Palaia plus Flexiti puhul oli 0,75 liitrit, ta jaguneb ilusti hektarite peale, see pakendis on 15 liitrit preparaati ja Revitrexi puhul samamoodi 0,75 liitrit. Tegelikult mõlemal tootel maksimaalsed normid on 1,5 liitrit hektarile, aga ma usun, et Eesti haiguste surve juures tegelikult ei ole see optimaalne minna nii kõrgele. Ja võib-olla siit tegelikult annakski teile veel mõningaid mõtteid fungitsiidide, kasvuskeemi osas. Nagu ühest teisest ettekandest te nägite, siis Kinto Plus on loomulikult efektiivseim ja odavaim fungitsiid, mida kasutada seemnete töötlemisel ja tagab teile esmase kaitse. Sealt edasi tulebki siis T1 kasvufaas, ehk siis me räägime esimene kuni 3. kõrresõlm, kuhu siis me positsioneerime oma uut Palaia plus Flexiti lahendust või juba teada-tuntud Priaxor plus Curvatur ehk Priaxor Powerpack lahendust. Räägime siis TTR-i tõrjest, räägime helelaiksuse tõrjest, räägime seal jahukastest ja kindlasti ka silmlaiksusest. Järgmine kasvufaas, millal siis kindlasti tuleb fungitsiidi kasutada ja ma lausa ütleks, et see on nagu kohustus hea saagi tagamiseks, on siis T2 pritsaken, kuhu siis sobituvad väga hästi Revitrex, Palaia kui ka Priaxor Powerpack uuesti. Ja selles kasvufaasis siis eelkõige me räägime helelaiksuse tõrjest, kui on hiline TTR lööbimas ka sellest ja roostetest. Eestis roosted üldiselt ei levi, aga on olnud ka olukordi, kus roosted võivad tulla. Ma juhin ühele veel nüansile tähelepanu, et Priaxor Powerpacki tohib kasutada hooajal ainult 1 korra. Ehk siis, kui te olete kasutanud selles esimeses kasvufaasis Priaxor Powerpacki, siis sellest T2 aknast peate kasutama midagi muud või vastupidi. 2 korda ei tohi kasutada, kuna Curvatoril on see piirang 1-kordse pritsimise kohta. Ja see 3. T3, see on selline äärmiselt kvalitatiivne pritsimise nii-öelda aken, ehk me räägime konkreetselt ja ainult vilja õitsemisaegsest pritsimisest eesmärgiga kaitsta vilja fusariooside eest.
Fusarioose ei ole võimalik tõrjuda ennetavalt, sest fusarioos lööbib õitsval nii-öelda teral ja siis nakatab seda konkreetset tera. Ja seetõttu on äärmiselt oluline just õige ajatabate pritsimisel. See on circa 5 päeva maksimaalselt, kui teil on võimalik seda pritsimist teha. Ja ma ütleks nii, et pigem see T3 pritsimine võiks olla selline seemnetootjate kindel pärusmaa, kus neil on vaja tagada väga hea seemne kvaliteet. Või oludes, kus teil on varasematel aastatel tulnud ette fusariooside levikut ja te tahate veenduda, et seda enam ei juhtuks. Siis see T3 ja Juventus sinna aknasse on väga head tooted. Kui rääkida odraskeemist, siis siin tuleks eristada hilist otra ja varast otra. Miks? Sellepärast, et tüüpiliselt me varajas odra puhul ei soovi seda, et see odra kasvuperiood veniks väga pikaks. Tavapäraselt varast otra me soovime koristada seal juuli keskel, juuli teises pooles eesmärgi, kui külvata sinna järele rapsi, siis tegelikult me ei saa ka teha seda, et me lähme sinna väga kõrgete fungitsiidinormidega ja tõhus nii-öelda üli nii-öelda suurte, ütleme, jagatud pritsimistega peale, kuna see võib siis selle kasvuperioodi seal mõneti pikendada 10 päeva võrra. Sellesse varajas odra skeemi meie soovitus on siis kasutada jällegi kas Balaya plus Flexiti lahendust või Priaxor Powerpacki lahendust. Mõlemad sobituvad sinna väga hästi ja ideaalselt nii-öelda tõrjuvad kõiki neid levivaid haiguseid seal. Kui me räägime tüüpilisest hilisest odrast või teisisõnu õlleodrast, kes soovib kuidas, siis seal meie kindel soovitus on see, et tehke jagatud pritsimist. Kui see esimese pritsimise aken võiks olla seal võrsumise lõpp, kõrsumise algus, sõltuvad sellest, kuidas me näeme, ütleme siis odral lööbivate haiguste levikut, võrklaiksus tüüpiliselt võib hakata lööbima varakult, siis kasutage, on seal siis näiteks Priaxor Powerpacki või Balayat poole normiga, ehk siis kokku näiteks on soov pritsida liiter konkreetsele põllule, siis jagage liiter pooleks, pool liitrit selles aknas. Ja nüüd teine pool liitrit kasutage ära siis hilisemas kasvufaasis circa 2-3 nädalat hiljem. See ühtib väga hästi ka selle sama terpali kasutusaknaga. Et kui te venitate seda teist pritsimist akent liiga kaugele, siis võib juhtuda see, et esiteks teil ei ühti see terpali kasutamisega, kuna vili hakkab juba looma, ohteotsad on liiga palju väljas. Ja teine on see, et tüüpiliselt võib hilisem äärislaiksus olla päris märkimisväärse nii-öelda lööbimisega ja see kindlasti ka pärsib teie saagikust. Sest odra puhul on üks nüanss, mida te peate meelde jätma. Kui nisulehtedel me räägime eelkõige viljapea, lipulehe ja teise lehe kaitsest, mis on olulised saagi moodustumise seisukohast, siis odra puhul ka kõrs panustab väga palju saagi moodustumisse, sest lehepind iseenesest on üsna väike. Seetõttu on tegelikult kogu selle hilisodra kasvufaasi vaja kindlustada, et oleks hästi kaitstud. BASF. We create chemistry.